Tervist kõigile, te vaatate mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2017. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa täismahus. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud, kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 1. Sirge S, mille võrrand on y võrdub 2x miinus 4, lõikab x telge punktis A. Sirge T on paralleelne sirgega S ja läbib koordinaatide alguspunkti O 0 ja 0. Punkt 1. Leidke punkti A koordinaadid ja koostage sirge T võrrand. Kuna punkt A lõikab x telge, teame, et y peab olema 0. Paneme y väärtuse võrrandisse ning eraldades x-i saame selleks 2. Seega punkt A on 2 ja 0. Sirge T on paralleelne sirgega S. Paralleelsete sirgete tõusud on võrdsed, seega T tõus on 2. Kuna sirge T läbib punkti O 0 ja 0, on tema võrrand y võrdub 2x. Punkt 2. Märkige koordinaatteljestiku punktid A ja O ning joonestage sirged S ja T. Lisame teljestiku arve juurde, et oleks kergem joonestada. Punktid O ja A on x-teljel ning sirged näevad sellised välja. 3. punkt. Rööpküliku OABC kõik tipud asetsevad sirgetel S ja T ning vektor AC 1 ja 6. Arvutage rööpküliku tippude B ja C koordinaadid ning joonestage rööpkülik OABC koordinaatteljestiku. Punktid A ja O on meil teada ning samuti vektor AC, mida saame kasutada C punkti leidmiseks. Selleks liidame A punkti x ja AC vektori x-iga ning A punkti y AC vektori y-ga. Vastuseks saame 3 ja 6. Punkt B asub sirgel T ning ta peab olema paralleelne punktiga C. Punktide A ja B vaheline vektor peab olema sama, mis punktide O ja C vaheline vektor. Seega OC, mis on 3 ja 6, on sama, mis A ja B. Seega OC, mis on 3 ja 6, on sama, mis AB. Leiame punkti B sama loogikaga, leites x-id ja y-id ning saame vastuseks 5 ja 6. Kuna meil on mõlemad punktid teada, saame lisada need joonisele ning joonestada rööpküliku. 4. punkt. Arvutage rööpküliku OABC pindala. Rööpküliku pindala saame arvutada vektorite OA ja OC ristkorrutise kaudu. Samuti peab korrutis jääma positiivseks, kuna pindala ei saa olla negatiivne väärtus. Vastuseks saame 12 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et punkti A koordinaat on 2 ja 0, tipu B koordinaat on 5 ja 6 ning C on 3 ja 6. Rööpküliku pindala on 12 ruutühikut. Ülesanne 2. Kauplusesse toodi 2 sorti jäätiseid, mis oli pakitud 3 kasti. Esimeses kastis oli 60 pulgajäätist ja teises kastis oli 40 vahvlijäätist. Esimeses kastis olevad jäätised kaalusid kokku sama palju kui teises kastis olevad jäätised. Kolmandas kastis oli 35 pulgajäätist ja 15 vahvlijäätist ning need kokku kaalusid 200 grammi vähem kui esimese kasti jäätised. Esimene küsimus. Kui palju kaalus üks pulgajäätis ja kui palju kaalus üks vahvlijäätis? Oletame, et ühe pulgajäätise kaal on x grammi ning ühe vahvlijäätise kaal y grammi. Seega saame, et esimene kast kaalus 60 x grammi ning teine kast 40 y grammi. Kuna mõlemad karbid kaaluvad kokku sama palju, eraldame siit näiteks x-i. Teame, et kolmandas kastis on 35 pulgajäätist ehk 35x ning 15 vahvlijäätist ehk 15 y. Kolmanda kasti kogukaal on 200 grammi vähem kui esimese kasti kogukaal ehk 60x. Viime y-id vasakule poole ning kõik muu paremale. Asendame x-i 2/3 y-ga. Vasakule poole jääb 5y ning paremale 600. Jagame terve rea 5-ga ning saame y-iks 120. Leides x-i paneme y-i väärtuse ning saame 80. Punkt 2. Kauplus tellis 15 kilogrammi jäätist. Kas kauplusesse toodud jäätise kogus vastas tellimusele? Põhjendage oma vastust. Leiame esimese kasti kogumahu ning saame 4800 grammi. Teeme sama teise kastiga ning saame täpselt sama arvu.
kolmanda kasti kaaluks saame 4600 grammi. Kokku seega liites saame 14200 grammi ehk 14,2 kilogrammi. Kuna see on väiksem kui 15 kilogrammi, 0,8 kilo võrra, siis ei vastanud see tellimusele. Kolmas punkt. Pulgajätis maksis 59 senti ja vahvlijätis 49 senti. Mitu eurot maksid 3 kasti jätised kokku? Leiame esimese kasti summa, milleks tuleb 30 eurot ja 40 senti. Teise kasti väärtuseks saame 19 eurot ja 60 senti. Kolmas kast tuleb 28. Liites kõik kokku saame 83 eurot. Seega lõppvastus on, et üks pulgajätis kaalus 80 grammi ja vahvlijätis 120 grammi ning jätiskogus ei vastanud tellimusele. Ja kolm kasti jätist maksid kokku 83 eurot. Ülesanne 3. Joonisel on ruutfunktsiooni y võrdub x ruudus miinus 2x pluss 3 graafik. Kõvertrapetsid K piiravad jooned y võrdub x ruudus miinus 2x pluss 3, y võrdub 0, x võrdub 0 ja x võrdub 3. Punkt 1. Joonestage ja viirutage kõvertrapets K. Viirutamiseks tuleb selline ala. Nagu näha, on see piiratud nii x kui y telgede poolt kui ka sirge x, 3 ning ruutfunktsiooni poolt. Punkt 2. Arvutage kõvertrapetsi K pindala. Pindala leidmiseks kasutame integraali. X-ideks tulevad 3 ja 0. Võtame järgmisena algtuletise funktsioonist. Pannes 3 algtuletise x-i ning lahutame sellest algtuletise, kus x on 0. Vastuseks saame 9 ruutühikut. Kolmas punkt. Kas kõvertrapetsist K saab välja lõigata ristküliku, mille pindala on 6 pindalahikut? Leiame algselt ruutfunktsiooni haripunkti, kuna siis saame teada maksimaalse ristküliku kõrguse. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 1. Paneme x-i väärtuse algtehtesse ning saame vastuseks 2. Ristküliku pindala on a korda b ning see peab võrduma 6-ga. Pannes b väärtuseks 2, jagame terve rea 2-ga ning saame, et a võrdub 3-ga. Kuna kuni 3-ni x-teljel võis ristkülik pikk olla, siis ütleb see, et selle saab täitsa välja lõigata. Seega lõppvastus on, et kõvertrapetsi pindala on 9 ruutühikut ning ristkülikut saab välja lõigata. Ülesanne 4. Aritmeetilise jada vahe on 25 ja 7. liige 195. Punkt 1. Leidke selle jada esimese 7 liikme summa. Vahe ehk t on 25 ning 7. liige ehk A7 on 195. Leiame A1 kasutades AN valemit. Pannes arvud valemisse, viime A1 vasakule poole ning kõik muu paremale ning jääb alles 45. Kuna otsiti summat, kasutame SN valemit. Vastuseks saame 840. Teine küsimus. Mitmes liige selles jadas ületab esimesena arvu 5000? Leidke see jada liige. Seega AN üldvalem peab olema suurem kui 5000. Paneme A1 ning T väärtused valemisse. Jätame n-1 vasakule poole ning kõik muu paremale. Korrutades terve rea 25-ga ning viies ühe teisele poole, saame lõpuks, et n on suurem kui 199,2. Ehk siis n peab olema 200, kuna see on esimene täisliige. Leiame ka A2 väärtuse ning saame selleks 5020. Seega vastus on, et esimese 7 liikme summa on 840 ning see liige on 200. Ülesanne 5. Telk on korrapärase nelinurkse püramiidi kujuline. Telgi külgpindala on 192 ruutmeetrit ja põhjapindala on 144 ruutmeetrit. Punkt 1. Arvutage telgi põhiserv ja külgserv. Me teame, et põhjapindala ehk ruudupindala on A ruudus. Seega võtame ruuti juurde 144 ning saame külje pikkuseks 12. Püramiidi külgpindala koosneb 4 küljest, seega jagame selle 4-ga, et saada ühe küljepindala. Vastuseks saame 48 ruutmeetrit. Kuna meil on olemas nüüd kolmnurga pindala ning selle alus, saame kasutada kolmnurga pindala valemit, et leida selle kõrgus. Eraldades kõrguse saame 8 meetrit. Leiame ka külgserva kasutades Pythagorast. Külje pikkused peame jagama 2-ga. Selleks saame 10 meetrit.
Punkt 2. Tähistage joonisel nurk telgi, põhiserva ja külgserva vahel ning arvutage see. Nurga leidmiseks saame kasutada koosinust, sest meil on olemas lähiskaatet ning hüpotenuus. Jällegist peame võtma alusest pool. Võttes arkus koosinuse saame ligikaudu 53 kraadi. 3. punkt. Arvutage telgi ruumala. Lõppvastus andke täpsusega 1 kuupmeeter. Leiame ruudu diagonaali kasutades Pythagorast. Vastuseks saame 12 ruutüür 2. Võtame sellest poole, sest meil on vaja leida kõrgus sellega. Samuti jälle kasutame Pythagorast poole diagonaaliga ning küljeservaga. Vastuseks saame ligikaudu 5,3 meetrit. Pannes kõik arvud ruumala valemisse, saame ligikaudu 254 kuupmeetrit. Seega lõppvastus on, et telgi põhiserv on 12 meetrit ja külgserv 10 meetrit. Nurk telgi vahel on 53 kraadi ning ruumala on 254 kuupmeetrit. Sellega saime eksami täies mahus lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi ikka kripeldama veel jäi, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionis leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laia. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!